tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti. Teeme kaardi lugemise teemal, missugused imed on sinu poole teel. Vaatame ka seda, missugused õnnistused on su ellu juba tulnud. Võib-olla on ka mingid õnnistused, mis ei ole õnnistusena tundunud, siis vaatame ka seda teemat. Ja vaatame, missugused imed ja õnnistused on tulemas sulle aasta alguses. Ja kuidas neile imedele avatud olla. Ja mis on sõnum universumilt sulle, mida sa võiksid praegu teada sellel põneval ajal, kus me oleme jätmas hüvasti vana aastaga peagi ja alustamas uut aastat. Ja tänane kaardi lugemine on inspireeritud sellest, et ma ise parasjagu läbin seda ingli tervendustsüklit, mis on ka siin uues raamatus päevikus, selle nimi on siis inglipäevik. Siin on 21 erineva ingli ja inglite grupi kohta sulle tutvustus, kuidas neid endal ellu appi kutsuda. On ka värvitavad mandalad ja päevikulehed, mida sa saad täita, et inglitega suhelda, neilt abi paluda ja saada juhatust ja toetust enda teekonnale. Ja täna mina olen jõudnud imeingli juurde ja tundsin, et täna imeingel Barahiel tahab meile tuua just need sõnumid, sest et mis on veel toredam rõõmust kui jagatud rõõm, nii et enda imede voost, sinu imede voogu õnnistused ja tänud. Ja kui sa tahaksid ka seda 21 päevast tsüklit teha, oma inglite kaaskonnaga tuttavaks saada, siis saad seda päevikut tellida mu koduleheküljelt ja sealt ka lähemalt lugeda selle kohta. Aga täna läheme siis imede ja õnnistuste teekonna juurde. Ja nagu sa näed, siis siin sinu ees on 3 portaali, 3 väravat. Ja sa saad ise tunnetada, missugune kaart sind kõnetab, on see selle tunnetuse järgi, välimuse järgi, numbri järgi, kuidas ise tahad. Võid kuulata ka 1, 2 või 3, kuidas ise tunned. Kaardi lugemiste algusajad on videol kirjelduses. Esimene grupp on siis tänulikkuse värav, teine teadmiste värav ja kolmas on väevärav, läbi mille me neid sõnumeid hakkame vastu võtma. Ja lähemegi kohe esimese kaardi lugemise juurde. Esimene grupp. Sina valisid tänulikkuse värava. Ilmselt sa oled juba mõistnud seda, kuivõrd suur jõud on tänulikkusel, et tänulikkusega me saame transformeerida, muundada kõiki ebameeldivad või mittetoetavad energiat tagasi toetuseks. Läbi tänulikkuse me saame investeerida energiat oma tuleviku visioonide ellujõudmiseks ja tegelikult tänulikkuseks ei olegi muud vaja kui lihtsalt tänulikkust. Me võime olla ka tänulikud lihtsalt tänulikkusele. Ja mida rohkem me oleme tänulikkuse energias, seda võimsamaks meie energiavahetus universumiga muutub. Pardon. Ja see energeetiline transformatsioon, see energeetiline muutus, mis meist toimuda saab, ei pea põhinema ühelgi faktil nii-öelda, et ma ei pea ette teadma, mul ei pea olema garantiikirja, et jah, kõik saab minna nii, nagu ma olen unistanud või soovinud. Sest et tänulikkus iseenesest, kui ma juba tunnen seda tänu ette, et vot nii lähebki, nagu ma tegelikult soovin, siis see tänulikkuse vibratsioon iseenesest juhatab meid täpselt sellele ajaliinile, kus nii ongi. Et mul ei ole vaja siin nagu mõistusega teha tööd või nagu mõistusega otsida või põhjendada või leida tohutult kinnitusi, aga see, kui ma suudan seda vibratsiooni juba hoida, tänulikkust, siis see avabki minu jaoks need uued uksed ja täitsa võimalik, et sina oledki sellel aastal sellest imelisest tänujõust juba aru saanud ja mõistnud ja hakanud nägema, kuidas see sinu elus sind on saanud edasi kanda. Ja eriti seda teemas, mis on armastuse teemad. Vaata ka vaata. Palju õnne sulle, et kas sa oled leidnud enda tõelise armastuse partneri, oled sa jõudnud järgmisesse etappi sellel teekonnal või oled sa parasjagu just hakanud mõistma, et läbi tänulikkuse me saame
enda armastuse teekonda tõesti väga kiiresti edendada. Ja siin on ka siis teine raamat, mis tahab ennast näidata, Armastuse kutse, mis ongi siis tänupalved harmoniseerimise eest, et me harmoniseerume universumiga ja siis ka kõik teised eluvaldkonnad, sealhulgas ka meie õnnelik suhe ja õnnelik abielu, kes seda soovib. Me saame sellele kogemusele magnetiks, et kui see teema sind huvitab läbi tänulikkuse, tõelise armastuse sagedusse tõusmine või ka oma suhete harmoniseerimine, tervendamine, siis ka selle kohta leiad mu koduleheküljelt lisainfo. Aga tundub, et sa oled siin midagi väga olulist taibanud, teinud edasiliikumise ja universum tahab sulle öelda, et see ei ole sulle niisama antud, et see on sulle tegelikult tänutäheks ja kingituseks, et universum on väga tänulik selle töö eest, mida sa siin planeedil oled teinud, et selle eest on sulle preemiaks, kingituseks ka täpselt selline õnnelik suhe võimalik ja võimalik, et juba kohal, mida sa oled tundnud, et sa kogeda soovid. Ja see, mida sa oled sellel teekonnal suure tõenäosusega õppinud, on see, et sa ei pea mitte kellegi teise jaoks elama, et ikka iseenda jaoks elad, et sinu tiivad on tugevad, et sul ei ole vaja otsida kinnitust oma emalt või isalt või oma perekonnalt, et kas nii ikka on õige, nagu sa oled mõelnud, kas nii ka tohib, kas see on ikkagi see, kuidas tohib siin planeedil elada, vaid et sa oled hästi tulnud iseseisvusesse. Et see on tegelikult õnnistus mitte ainult sinu jaoks, vaid kõikide sind ümbritsevate jaoks. Sest et nii paljud inimesed on sellises sõltuvuses ja ootuses, et keegi teine neid upitaks või tõstaks või hoolitseks nende eest, aga sina oled väga ilusasti aru saanud, et sinu sees on selge juhatus, kuidas edasi liikuda ja sul on ka väga tugev valgusmaailma tugi ja abi, et kui tulevad sellised keerukamad kohad või raskemad kohad, siis sulle tuleb ka koheselt universumi juhatus, kuidas sa saad seda kohta ise aidata endal lahendada või tervendada, mis ei tähenda, et sa võiks teraapiates käia või kellegi teisega neid teemasid arutada, aga sa oled saanud ise juhtivaks ja ise ennast toetavaks. Kui see algus siin kaardi lugemisel tundub, et ühtib sinuga, siis vaatame kohe edasi. Mis on see põhiline õnnistus, mida sa siis oled soovinud ja mida sa sellel aastal said, oligi läbimurre ja liikumine läbi, ütleme täitsa võimalik, et ongi ajaliini vahetus, mis sinuga on toimunud, et kas sa oled teinud mingit spetsiaalset protsessi selleks, et vahetada oma reaalsus endale sobivama vastu või sa oled lubanud lihtsalt endal nii palju lõdvestuda, et see ajaliini vahetus on toimunud automaatselt, instinktiivselt ja imede voog on sind lihtsalt kaasa haaranud, sest et sa oled valinud mitte enam nende hirmulugudega kaasa liikuda. Võimalik, et see teekond on nõudnud sult väga palju paindlikkust, seda, et sa enda mõistuses lubad endal mõelda teistmoodi kui varasemalt, aga see paindlikkus toob sulle omakorda sellise lõpmatult ülestõusu teel liikumise väe, mis tähendab seda, et ükskõik mida elu sulle ette viskab, sina liigud igal hetkel lihtsalt kõrgemale, tuleb mingi probleem, väljakutse, sa lihtsalt lõdvestud, sa liigud jälle kõrgemale tasandile, kus see kogemus on juba lahendatud või sul on ka selge juhatus, kuidas seda lahendada. Ja see, mis sind on aidanud ja mida universum ütleb, et kindlasti jätka, ongi sisevaatlus ja ise enda elu vaatlemise põhjal teha järeldused, et mis su elus toimib, mis ei toimi, mis on sind päriselt aidanud ja millel on aeg minna lasta. Võimalik, et sa oled siin tegelenud ka vaimsete praktikatega ja seeläbi sind on lihtsalt ülendatud pidevalt nendest õppetundi kohtadest edasi, sest et sa oled planeedi ülestõusu energiatega kooskõlaline. Ja
see, mis on nagu varjatud õnnistus, mida sa ei ole näinud, on see, et sulle tulevad need unistused või ideed, mis võib-olla isegi praegu on tundunud võib-olla utoopilised või liiga suured või kättesaamatud, siis universum tahab sulle öelda läbi armastuse ja valguse, et kallikene, need unistused, mis sulle on antud, on sulle lihtsalt ettevalmistuseks, et sa teaksid, kuhu elu sind edasi kandma hakkab, et jätka oma vaimsete praktikatega, jätka enda teekonna loomisega, sest tõesti, sa oled väga hästi algallikaga ühendusse tulnud ja sinu tänulikkuse vägi on äraütlemata võimas. Kasuta enda tänulikkust ja täna juba ette, sa ei pea teadma, kuidas need unistused täide lähevad, aga juba see, et sulle on need unistused antud, on tegelikult universumi õnnistus ja kingitus ja ime, sest väga paljud inimesed alles maadlevad nii-öelda selles horisontaaltasandil ainult meesenergia, ainult mõistuse kaudu loomisega, aga sina oled juba tulnud tunnetusse, sa oled juba tulnud suuremasse usaldusse universumiga koostöös, sa oled astunud sammu, et ennast armastada nii palju, et sa lubad endal kõik selle hea vastu võtta, mida sa oled soovinud. Ja võib-olla sa ei ole tähele pannud seda, aga tegelikult sa oled muutunud väga palju enesekindlamaks, et sa oled tõusnud oma energiate valitsejannaks, et sa oled astunud oma hinge teele ja leidnud selle kire, et ka see on tegelikult väga suur kingitus, mida me saame universumilt vastu võtta ja sina oled seda imeliselt teinud, nii et lihtsalt pane tähele seda, et jah, ma olen tegelikult muutunud enesekindlamaks ja sinu süda juhatab sind väga-väga imeliselt. Et võimalik, et sa oled ka väga palju saanud inglitelt ja valgusmaailmalt juhatust, et kuulata õigesageduslikku muusikat, mis on sind toetanud ja aidanud. Et ka see on suur kingitus, kui meil on võimalus ja meil on aega muusikat kuulata ja meil on selline võimalus, et elu on andnud meile sellist hingamisruumi, et vaadata, mis meie elu prioriteedid üldse on. Et sa ei ole lihtsalt nagu orav rattas ringi jooksnud, et suure tõenäosusega sa oled saanud siin võtta sellist hingetõmbe kohta, et päriselt oma elu nagu analüüsida, leida sellist sisemist kinnitust enda tunnetuse kaudu, et sa oled õigel teel ja sinu prioriteedid, kui need on sinu südamega kooskõlas, siis elu hakkab sind aitama, et sa saaksidki nendest kohtadest, kus sa praegu oled, edasi liikuda samm-sammult, sind juhatatakse. Samas see võib olla üles toonud ka sulle natukene närvilisust või sellist pinget, et kuidas sa nende kohtadega hakkama saad, aga siin siis tulebki valgusmaailma selge sõnum sulle, et iga samm on sulle ette antud, et küsi järgmist sammu, et sa ei pea kõiki sammusid teadma, usalda, et kui sa tegutsed vastavalt sellele, mis on joonduses sinu kõrgeima eesmärgiga, siis sa liigud alati õiges suunas edasi. Need on siis olnud 2025 põhilised tunnusjooned. Vaatame, missugused õnnistused ja imed on tulemas 2026 aasta alguses sinu jaoks. Tundub, et on hästi suur südame avatuse kogemus tulemas, et sa tunned, et järjest need uksed avanevad, mis on tundunud, et on olnud kas suletud või ei tea, kuidas neid avada. Et avanevad uued võimalused, uued ressursid, uued liikumised, imed on päris kindlasti sinu elusaatusesse sisse juba kodeeritud, et sa oled väga hästi teinud joondust ja sa oled väga hästi teinud maandust. Et sa usaldad elu nii palju, et sa lased imedel ja meeldivatel üllatustel tulla. Mis teemaline see üllatus või ime on, mis siin tulemas on? Et sa saad aru sellest, kui maagiline see maailm on. Võimalik, et siin tulevad mingisugused
hästi huvitavad kokkusattumused, et mingis olukorras, kus sa oled olnud teadmatuses, siis sa hakkad ette tunnetama ja tajuma, et midagi imelist hakkab toimuma ja sa lähed õigel hetkel õigesse kohta ja saad aru, kuidas su süda sind kogu aeg juhatab, et sa oled alati õigel ajal õiges kohas, teed õiget asja. Et siin tuleb ka see sõnum, et ole lummusele avatud, et tõesti selline maagiline ja müstiline voog muutub sinu jaoks järjest võimsamaks ja siin on ka kahel kaardil on täiskuu, et võimalik, et just täiskuu ajal toimub selline suur läbimurre, sisemine kergenemine, kergenduse voog, et hästi selline rõõmus ja helge energia on see, mis sind ümbritseb ja täidab. Ja tegelikult see on väga suur õnn, kui me saame tunda seda, et elu meid väga armastab ja me võime lihtsalt olla õnnelikud selle üle, et me oleme elus. Ei olegi mingit erilist põhjust vaja, aga lihtsalt tunned, et asjad voolavad, asjad liiguvad, et su intuitsioon on suurepärane. Et selline iseendaga veel parem kontakt ma tunnen ja taipamine, et võibki kogu aeg rahulikult kulgeda, et rahulikult kulgeme, siis ei olegi võimalik valesti teha, et see rahulik kulg ise suunab täpselt õigel ajal õigesse kohta. Võimalik, et sa mõistad ka väga selgelt seda, et need kogemused, mis sul on elus varasemalt toimunud, ei ole olnud isiklikud, et sa hakkad läbi nägema seda protsessi ka, et need suured läbimurded, mis sina oled teinud ja mida sa oled võib-olla väga suure muretsemise või hirmude padrikust läbi tulemise lahendusse toonud. Nagu siin on see nagu selline mets on eeskuul, et siis sa saad aru, kui sa näed nüüd ümberringi, et mitte ainult sinu elus ei toimu imed tänu sinu läbimurretele, vaid ka kõikide sinu ümbritsevate elus hakkavad toimuma väga imelised uued voolamised, uued mõistmised, uued taipamised, siis sa hakkad nagu nägema suuremat pilti selle kohta, miks kõik pidigi täpselt nii olema ja täpselt just selle hetkel, kui see kõik toimus. Et siin võivad toimuda su lähikondlastega suured tervenemised, sest et sina oled mingisuguse suure karma endast vabastanud. Ja sulle võib tulla ka rahaliselt väga häid pakkumisi, võib-olla ka mingisuguseid ostumüügitehinguid, mis toovad sulle väga suure rahulolu. Et võimalik, et tehakse ka annetusi või et keegi teeb ka kingituse või saad päranduse või ühesõnaga mingisugune lihtsustumine rahade teemal, mida sa võib-olla ei ole osanud isegi ette näha, et see tulebki üllatusena. Ja kui sa seda koged, siis sa saad sellest ka aru sellel hetkel, et see ei tulnud su ellu nagu tühja koha pealt, vaid see tuli sellepärast, et ka sina oled olnud helde ja lahke teistega, et see lihtsalt elu on kogu aeg jälginud, mismoodi sa toimid, et isegi kui sul on olnud vähe, et siis sa oled ikkagi jaganud nendega, kellega sul on olnud tunne, et sa tahad neid toetada või aidata või mingil moel osaleda nende inimeste heaolu käigus või sa oled endasse õppinud panustama, endasse investeerima, endast parimal moel hoolitsema, kuigi sul on olnud hirm, et äkki kui ma nüüd sinna massaaži lähen, et äkki siis mul jääb raha vähemaks, aga siis sa näed, et mida rohkem sa enda eest hoolitsed, seda rohkem ka elu hakkab sinu eest hoolitsema. Ja veel, mis on su ellu tulemas, on siis hästi palju sellist mingi sisemisi visioone ja nägemusi selle kohta, kuhu su elu liikuma hakkab, et siin on mingisugune selline suur tsüklite vahetus sinu elus parasjagu toimumas ja sulle hakkab järjest rohkem tulema selgust selles suhtes, kuhu sa oled teel ja tuleb ka toetust, ressursse, abi ja nõuandjaid ja ühesõnaga kõike, mida sa vajad selleks, et sa ennast sellel uuel teekonnal kindlamalt tunneksid. Küsime seda, mida sul on tarvis endas hoida, et olla avatud imedele, et sa oleksid hästi joondunud selle imede voo vastuvõtmisega.
soovitus tuleb kasutada neutraalsust, et nagu mul oli ennegi tunne, et siin, kui see alandlikkuse kaart välja tuli, et sa ei võta enam asju isiklikult, et asjad on nii, nagu nad on, sa nimetad neid õigete nimedega, ei muuda neid ilusamaks, koledamaks, aga lihtsalt kaardistad enda jaoks, mis siis tegelikult su elus toimunud on, ilma kritiseerimata või ilma kohtumõist ja rolli mängimata, aga lihtsalt tunnistades siiralt, mis toimub, jäädes samas erapooletuks, mitte siis nii-öelda nagu mingisugusesse äärmusesse langedes, siis sinu võime vaadelda asju neutraalselt hoiab sind kogu aeg nendest egomustri konksudest eemal, et isegi kui keegi tuleb ja üritab sulle mingit egomängu visata, mingi konksu, siis sa ei neela seda alla ja tänu sellele, et sa seda alla ei neela, sa ei raiska enam oma aega ja energiat nii palju selliste vanade teemade jahvatamise peale, siis sa magnetiseerid enda ellu hästi meeldiva ja toetava partnerluse. On see siis sinu enda elukaaslasega, aga võimalik, et ka tööalaselt tulla, et kuna sa ei jahvata oma peas nii palju enam mineviku teemasid ja kes midagi valesti tegi või kes süüdi on või mis iganes, et sellised nagu allapoole sikutavad vood, siis selle asemel sa jääd avatuks sellele, mida sa tegelikult oled loodud kogema ja tooma. Nii et ma ütleksin, et siin saab läbi su karma energiatsükkel ja algab sinu dharma energiatsükkel, mis on sinu elu eesmärgi kõrgema eesmärgi täitmine või selle elu eesmärgi energiaga veelgi suurem koostöö. Ja sa oled hästi kaitstud, sa oled hästi hoitud, nii et sa ei pea absoluutselt kartma seda, et kui sa nüüd ei hakka seal võitlema kellegagi või mingid maid ja puid jagama, et siis sind tehakse kuidagi maatasa, et vastupidi, elu ütleb praegu, et hoia ennast draamadest eemal ja lihtsalt saada õnnistust ja valgust, sest see, mida sa ise välja kiirgad, seda kiirgab elu sulle ja kui sina suudad võimalikult palju jääda sellisesse kaastundlikkusse ja halastuse ja sõbralikkuse energiasse, siis elu näeb väga hästi, mida sa teistele kiirgad ja ta kiirgab sulle seda 1000-kordselt. Nii et kogu sinu selle uue aasta alguse põhiteemaks ongi siis uus ja selgem liikumine, et selline helgem, selgem, rõõmsam, avaram kogemus on ees, rasked ajad jäävad selja taha, tormid on läbi, et armastuse valgus on sind tõesti endasse haaranud ja sinu, ütleme siis elu uus koidik on käes. Et see hinge pime öö, kui seda ka siin võis olla, hakkab nüüd läbi saama või saab täielikult läbi, see sõltub nüüd sellest, kui palju sa lubad endal usaldada ja lõdvestada tagasi algallika voogudesse. Et see, et sa oled õppinud puhkama ja tänulik olema kõikide imeliste kogemuste eest, mis su elus on, see toob sulle väga-väga palju uusi võimalusi ja uusi imedevoogusid. Nii, ma tahan võtta siit ühe sõnumi sulle. Nii, kust see tahab tulla? Üks moment, ma kohe vaatan, mis pakk see tahab siit tulla. Okei. Tuleb sulle veel üks sõnum universumi poolt uueks aastaks. Missugune õnnistus on sind uuel aastal, uue aasta alguses ees ootamas? Sinu unistused kasvavad väga võimsaks, et see, et sa oled külvanud väikeseid valguse seemnekesi, on läinud kasvama ja sa võid juba aasta alguses selgelt näha, et vau, see kõik läheb veel palju kiiremini liikuma, kui ma alguses arvasin. See, mida sa oled unistanud ja soovinud, ongi algallika soov olnud sulle tuua, sa oled väga hästi kooskõlas, jätka oma armastuse teekonda, jätka oma tänulikkuse teekonda,
ja mäleta, et iga kogemus tuleb algallikast. et on see siis raha või imelised sündmused või kokkusattumised, kõik tuleb ikkagi algallikast, see tuleb kõik loodusest, et täna loodust, täna algallikat, keskpäikest enda sees, sina lood enda reaalsust ja mäleta olla tänulik ka endale, et sa oled valinud selle sisemise nihke teha ja suuremasse usku kasvada. Sellised sõnumid, kallis grupp number 1. Suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Loodan, et saite siit endale üht-teist kasulikku. Soovin teile mõnusat voogu, mõnusat unistamist ja usku iseendasse, sest et tõesti imede aeg on sinu jaoks päris kindlasti siin juba praegu ja see läheb aina mõnusamaks, aina ladusamaks. Olge õnnistatud. Aitäh, kallid VIP-liikmed, kes te olete mu kanali toetamist toonud. Aitäh teile annetuste eest ja kes soovib, siis saate minu kanali VIP-liikmeks astuda siin video all kirjelduses lingilt. Saate valida, missugusesse gruppi soovite tulla, siis vastavalt sellele saate ka erinevaid boonuseid kogeda. Aitäh, olge õnnistatud. Üks moment. No nii, okei, tundub, et saame jätkata. Aitäh, universum. Ja läheme siis grupi number 2 lugemise juurde. Tere, armas grupp number 2. Sina valisid selle kauni kuldsete teadmiste toomise portaali. Ja mida ma siin tajun kohe on see, et sa oled väga jõuliselt tulnud oma keskse energiaga kontakti ja oled ilmselt ka aru saanud sellest, et me ei ole siin planeedil igavesti, et siis me elame siin inimesena ikkagi mingi teatava aja, mitte siis 500 aastat või 1000 aastat. Praeguses tsivilisatsiooni järgus me oleme siin kehastunud siis enamasti umbes siis 100 aastat, kellel on väga hästi läinud. Ja mul on tunne, et sa oled tundnud seda, et sa tahad seda aega kasutada maksimaalselt kasulikult. Ja see on sulle toonud sellise suure entusiasmi või jõu või juhatuse energiaimpulsi selleks, et oma elumissiooni väga jõudsalt täita. Kui see sind kõnetab, siis see grupp on sinu jaoks. Kui mitte, siis võid vaadata mingid muud videot. Aga missugune õnnistus on siis sinu jaoks avanenud siin sellel aastal? Väga ilus energiavahetuse muster on lahti hakanud rulluma, et võimalik, et tänu sellele, et sa oled aru saanud, et ei ole siin midagi aega raisata, siis sa oled sellisest kookonist, võib-olla kus sa oled varasematel aastatel rohkem olnud, sa oled sellest välja sirutunud ja sa oled imeline inspiratsioon teiste jaoks, kes sind võib-olla kõrvalt alguses vaatavad, aga siis tulevad ka sinuga koos sellesse samasse voogu kaasa. Et selline imeilus just nimelt selline grupitööd või nagu suurema hulga inimestega koostöö tegemine on olnud see, mis on sinu jaoks väga ilusasti avanenud ja on sulle hakanud tooma või toob järjest rohkem ka igal tasandil küllust. Mitte ainult rahaküllust, aga ka hingetasandi rikkust, et sa tunned, et jah, see elu on elamist väärt
Ja lisaks sellele mitte ainult sinu jaoks ei ole see siis väärt kogemus olnud, vaid sa näed, kui palju õitsengut ja armastust ja soojust ja imesid sa oled aidanud ka teiste inimeste ellu tuua. Et see on selline suur õnnistuste voogu tulemine, mitte ainult enda jaoks, vaid oled ka imeliselt inimkonna ja planeedi teenistusse astunud. Ja tänu sellele kogemusele on sind õnnistatud võimalusega ka edasi liikuda oma elus sellesse suunda, kuhu sa oled soovinud liikuda, nii et sina oled aidanud planeeti Maad ja planeet Maa küllusteadvus aitab ka sind, nii et selline ilus energiavahetus on tekkinud. Võimalik, et sa oled ka õpetaja, sa jagad teistega teadmisi või nõustaja, mingit laadi terapeut või selline teiste inimeste aitajad, ka nemad saaksid oma tiivad täielikult avada ja oma elu imelisse õitsengusse tuua. Nii et võimalik, et sa ei ole sellele niimoodi oma elus tagasi vaadanud, sest sa oled nii selles protsessis sees olnud. Aga see, mida ma tunnen, et valgusmaailm tahab sulle kindlasti öelda suur aitäh, et sa oled olnud armastuse käed, armastuse jalad, armastuse suu, armastuse kõrvad, armastuse silmad, et ka sind ümbritsevad saaksid ärgata sellesse võimsasse uue ajastu energiasse, kus sina oled võib-olla juba pikemalt olnud. Aga mitmed inimesed on selles kohas, et neil on läbimurre toimunud just tänu sellele, et sina oled valinud mitte enam ennast tagasi hoida. See on hästi suur kingitus kõikidele olnud, nii sulle kui teistele. Et mõnes mõttes see, mis selle õnnistuse koondnimetus võiks olla, on see, et sa oled alistunud armastusele, sa oled alistunud elule, et elu on sind suunanud ja sa oledki valinud, et sa ei võitle eluga, vaid et sa puhkad ise enda armastuse voogudes. Ja võimalik, et sa oled ka aru saanud sellest, et mida rohkem sa lubad endale lõdvestust, lõõgastust, naudingut, rahunemist, seda paremad ideed sulle tulevad. Ja mida paremad ideed sulle tulevad, seda mõnusamalt jällegi puhkad, et selline mõnus nagu toetav energiatsükkel on tekkinud su ellu ja see jätkub, et see ei ole niimoodi, et korraks on tore, vaid et sa oled aru saanud, et nüüd, kus me oleme kõrgemate dimensioonidega ühenduses siin planeedil, siis nii käibki, et nii lähebki, et sellise ringi tormamise ja muretsemise energia on asendunud usalduse ja rahulike sammude astumisega. Et jah, julgus on sinus hästi tugevalt avanenud, nii et vaata seda kohta ka, et kus sa võib-olla olid aasta aega tagasi, kuidas sa alles mõtlesid või nuputasid, et ei tea, mis ma küll aasta aja pärast teen, aga nüüd sa näed seda, et tegelikult ei olnudki vaja muretseda, vaid oli vaja lõdvestuda ja selles lõdvestuse tundes tuli sulle täpselt õige idee õigel hetkel, õigel momendil, et universum tõi sulle teadmise sulle, et nii kui sa lõdvestud, siis see keskne kanal on hästi tugevalt ühenduses kõiksuse kõrgeima tarkusega ja sa oled väga imeliselt juhatatud, väga võimsalt juhatatud. Küsime nüüd kaartidelt, mis on see õnnistus, mida sa ei ole näinud või tähele pannud või õnnistusena taibanud sellel aastal. Võib-olla sa ei ole aru saanud sellest, et sa võiksid olla väga-väga-väga õnnelik. Võib-olla on pea olnud nii veel sellist, mida vaja teha, kuhu vaja minna, kellega vaja suhelda, on hästi palju niisugust asjalikkust on peas olnud. Ja võimalik, et siin võib olla ka selline asi nagu posttraumaatiline stress, et sul on olnud väga keerulised ajad, kus sa oled juba välja tulnud ja enam ei ole absoluutselt nii keeruline, aga see pinge on veel kehasse alles jäänud. Aga universum tahab sulle öelda, et tee stressi vabastavaid praktikaid, tantsi, raputa, mine jooksma, mine jalutama ja vaata, kui imeliseks su eluvoog on tegelikult juba muutunud nendes kohtades, mis sul oli varasemalt võib-olla lausa surmahirm.
et elu ütleb, et õpi asju vaatama natukene rohkem huumori prisma läbi, et võimalik, et sa oled seda sarnast mingisugust hirmutsüklit päris mitmeid kordi teinud ja iga kord, kui sa sellest välja oled tulnud, siis sa oled ju aru saanud, et mul ei olnud vaja üldse muretseda, et ikka elu tuleb ju alati appi, et ei ole vaja üldse nii palju paanitseda. Et võib-olla õppida kas nendes absurdsetes või keerukates kohtades natukene rohkem ennast kõrvalt vaatama ja mitte nii palju pahandama endaga, et miks ma ikka veel siin olen või miks ma ei näe või miks ma ei tea, et see, mis on nagu peidus olnud, on olnud see, et ka väga paljud teised inimesed on tegelikult sind õnnistanud ja oma mõttes sulle väga palju head saatnud. Et võimalik, et väga paljud ei ole sulle seda öelnudki, et kuule, ma saadan sulle tihti väga häid mõtteid. Et siis sa võid ka lihtsalt teadvustada praegu, et valgusmaailm ütleb seda sulle ja et sa saadaksid ka neile inimestele enda poolt õnnistused ja tänud, sest et nad on sind väga palju tegelikult toetanud energeetiliselt. Ja sa ei pea nagu muretsema selle pärast, et kui ma olen kellelegi midagi võlgu, et nad on midagi toetanud mind, et ei, et sinul on ka võime õnnistada ja saata häid soove kõikidele ja tervele planeedile tegelikult. Ma ei tea, kas siit kaartilt on näha, aga siin on selline imeline maa peale ingel, kellel on siis maakera käes. Et see, et sa ise oled nii heasoovlik ja just nimelt nagu head soovivad, et kõik ärkaksid siin planeedil oma valgusele, et siis see, mida sa ise välja kiirgad, siis seda toob elu ka sulle. Ja sinu manifestatsioonid on muutunud järjest kiiremaks, et ma ei tea, kas sa oled seda tähele pannud, et järjest rutem, kui sa midagi soovid, siis ka kõik asjad niimoodi väga mõnusalt voolama hakkavad. Muidugi siin võib-olla selle stressi ja pinge tõttu on see olnud nagu varjutatud su enda eest. Aga siis on soovitus, et tee rohkem midagi, mis sind rõõmustab. Vaata kas või komöödiat või mine välja, naera koos oma sõpradega selle maailma tobeduse üle või mine loodusesse ja imetle, kui kaunid on isegi raaguspuud või maha kukkunud lehed või mingid väikesed samblatükikesed kuskil puukoorel, et selleks, et rõõmustada väikeste asjade üle naudingut tunda, ei ole tegelikult meil üldse palju vaja. Ja see, kui sa naudid neid väikseid detaile, siis see toob sulle ka väga palju rohkem suurte detailide nägemist ja mõistmist. Ja veel, mida sa ei ole tähele pannud, on see, et absoluutselt kõik need sinu tervendusprotsessid ja sisemised transformatsiooniprotsessid on alati juhatatud algallika poolt. Et mõnes mõttes, mida ma tunnen, miks see sulle praegu tuleb teadlikkusse tuua või miks universum seda infot sulle annab, et sa saaksid aru, et nii nagu senini on algallikas või Jumal, kuidas keegi tahab öelda, on sind juhatanud, siis ta juhatab sind ka alati edaspidi, et sa ei jää hätta. Sa oled nii võimsalt kaitstud, sa oled juhatatud, sa oled suunatud, sa oled kantud, sa oled ülimalt armastatud, ütleme niimoodi, et valgusmaailm tõesti jumaldab sind isegi, et sa oled niisugune õnnistus, et kogu loodus, kõik looduselemendid, tuli, õhk, vesi, maa, kõik teavad, kes sa oled ja sa oled looduse mõnes mõttes nagu lemmik, jah. Sest sina armastad nii võimsalt, siis armastus, kõik ilmaruum, sa voolad ühises rütmis, harmoonias. Küsime, mis on see õnnistus, mis on sind ootamas ees uue aasta alguses 2026. Mis õnnistus on grupile number 2 tulemas? Palun algallika läbi armastuse valguse sõnumit, selgust. Tundub, et tuleb selline väga mõnus lõdvenemine, et võimalik, et keegi sinu lähikondlastest aitab sul tunda, et sa oled hästi hoitud
avatud, et sa oled hästi kaitstud, et sinu eest hoolitsetakse, et sa ei pea olema see vapper, tubli, kõigega hakkama saav täiskasvanu, vaid et sa saad lõdvestuda ja tulla tagasi sellesse energiasse, mida sa tundsid lapsena. Võib-olla sa kogesid niisugust kogemust nagu varastatud lapsepõlv, et sul ei lastud pikalt jääda sellisest lapse uudishimuliku energiasse, et sa pidid väga ruttu hakkama vastutama elu eest. Aga elu teeb nüüd väga huvitava ümberhäälestuse, et kuidagi sind lastakse tulla sellisesse väga võimsasse nagu neitsiliku puhtasse hoituse energiasse, selle kõige paremas tähenduses. Et kas on võimalik, et su elukaaslane kuidagi võtab suurema vastutuse teie mõlema parima käekäigu eest? Ühesõnaga, sa saad puhata, sa saad nautida, sa saad rõõmustada selle muutuse üle, mis su ellu on tulnud ja mis on tulemas. Ja sa näed, kuidas asjad lähevad järjest paremaks ja mitte läbi selle, et sa käärisid käised üles ja hakkasid tööd rügama, vaid läbi selle, et sa lihtsalt lased järjest rohkem elul enda eest hoolitseda. Et see muutus, mis tuleb, on suuremasse valgusesse, suuremasse õnne, suuremasse kergusesse, edusse, rõõmu, õitsengusse, igas eluvaldkonnas. Võimalik, et sa saad viibida väga mõnusalt rohkem looduses. Võib-olla oled ka kuskil reisil, kuskil soojal maal, et saad tõesti mõnuleda, olla looduselementidega täielikus vahetuskontaktis, käia ujumas, puhata, olla paljajalu maa peal, teha muusikat ja sinu une ajal toimuvad väga paljud tervendused. Et sa ei pea üldse nii palju nagu nii-öelda ärkveloleku ajal pidevalt tegelema millegagi, et su elu edeneks, vaid valgusmaailma poolt on sulle saadetud spetsiaalne, võime nimetada seda siis inglite meeskonnaks või haldjad, unehaldjad, kes tulevad ja aitavad sul läbi unenägude lahendada need kohad, mis on jäänud veel lahendamata. Nii et iga öö on sinu jaoks selline suur tervendusseanss. Võib-olla, et sa tunned ka väga intensiivseid unenägusid. Võib-olla on ka hea mingeid unenägusid üles kirjutada, kui nad on sul hommikul meeles, sa võid ka teha taotluse, et ma mäletan, mida mul on vaja mäletada, aga igatahes su hirmu mina lahtub läbi su uneaja väga kiiresti ja sul on järjest lihtsam olla oma igapäevases elus sisemises rahus ja sisemises stabiilsuses, sisemises isegi võib-olla vaikuses, et sinu see keskne kanal on hästi-hästi puhtaks saanud või saamas ja sa koged tõesti puhast õndsust, milleks ei ole mingit põhjendust või vabandusi või põhjusi vaja, et õnnelik olla, vaid sa lihtsalt oled õnnelik, sest sa oled kohal, sa oled iseendana kohal. Ja see, mis kuulub sulle, sult ei võeta seda ära. Ja see, mis tahab su elust minna, on soovitused ühesõnaga ära klammerdu mitte millegi külge. Kui sa ei klammerdu enam nii-öelda välise külge, siis sul ei ole ka vaja nii-öelda väliseid kinnitusi selleks, et sa tunneksid ennast väärtuslikuna, vaid ma tajun ja tunnen, et sa tunned aasta alguses ära, mis on tõeline eluväärtus ja see seisneb hoopis väga palju sügavamates teemades kui nende väliste kogemuste loomine, see sisemine kogemus ja sisemine energiasagedus. Ja praegu mul tuleb nagu nii tugevalt ette see, kui me oleme oma kaksikleegiga koos, siis ma tean, et nii paljud paarid käivad kuskil, ma ei tea, mis X reisidel ja mis iganes suuri
asju või kogemusi on vaja selleks, et kuidagi tähistada elu. Me oleme nii palju oma kaksikleegiga lihtsalt tulnud, et me lihtsalt istume koos, meil on nii hea olla. Et see on täielik taevas maa peal, et ei ole vaja õudselt palju sebida. Mis ei tähenda, et ei võiks midagi teha, aga ühesõnaga see nauding elus olemisest, selleks ei ole nagu neid väliseid kogemusi vaja, vaid on vaja olla endaga joonduses. Ja kui ma olen endaga joonduses, ma olen kaksikleegiga joonduses. Ja ma ei pea nagu millestki kinni hoidma või ma ei pea kartma, et äkki midagi juhtub, sest et tõelises armastuses ei saa midagi juhtuda sellist, sest armastus on kõige tugevam jõud. Armastusest ei ole tugevamat jõudu. Kui need ego trallallaad tulevad, siis söö maitsvat toitu, hoolitse oma keha eest, mine massaaži, mõnule. Ja sa näed, et need ego trallallaad olid lihtsalt mingid ühisväljavirvendused, millega sul ei ole vaja absoluutselt isegi tegelema hakata, et lihtsalt tuled tagasi enda keskmesse. Sulle võib tulla aasta alguses ka mingi täiesti geniaalne idee ja samas antakse sulle ka ressursid, et seda ideed täide viia. Et see, kui sa ei tea, kuidas selleks raha saada, siis ära lase sellest ennast häirida, sest et universumil on selge plaan olemas, kuidas sinu suurepärased ideed täide viia ja sul on vaja lihtsalt alistuda usaldusse, et kui sulle tuleb super idee, siis see on ka selleks, et seda teostada. Jaga seda ideed nendega, kellega su süda juhatab sind jagama, mitte kõikidega, aga nendega, kellega juhatab süda jagama ja sa näed, et need õiged partnerlused ja abi tuleb su ellu imelisel moel. Nii et nii vaimsel tasandil ma tunnen, et hästi palju rohkem rahu on sinus ja rohkem rõõmu ja sellist tõesti südamest rõõmustamist. Ja samas ka väga kiire edasikasv mingisuguses sinu hinge ülesande täitumises. Kuidas olla avatud sellele imede voole on enese aktsepteerimise kaudu, et ükskõik, mis sa endas ära tunned, et ma olen ikka selline või selline või selline, siis lihtsalt austa seda kohta, võta see vastu, ütled ka see on tulnud algallikast, ma annan ka selle kogemuse algallikale tagasi, ka see tunne tuli algallikast, ka see mõte tuli, ma annan kõik algallikale. Ja selliselt sa kasvatad seda teadmist, vaata kui huvitav, sul tuleb 2 korda see teadmiste kaart siin, et kasuta seda teadmist, mis sul juba on. Sa juba tead, kuidas taolisi olukordi lahendada, ükskõik mis su elus ette tuleb. Sa oled juba nii-öelda selle tee sisse tallanud, kuidas lahendusi oma ellu luua, kuidas tuua enda ellu vajalikku mõistmist, selgust, rahulolu, imesid. Et see, mis sind aitab, on ka see, et elu tahabki mulle imesid tuua. Ma aktsepteerin seda, et vahetevahel ongi elul plaanis, et ma ei näe kõiki asju, et ma ei tea kõiki asju ette. Aga siis ma võin tellida, ma küsin taipamist, ma küsin teadmisi, ma küsin juhatust ja alati juhatus tuleb. Alati juhatus tuleb. Nii et sellega sa hoiad selle kanali hästi avatud. Ja mis on siis universumi õnnistus sulle selleks uue aasta alguseks? Mis on universumi õnnistus? Sõnum sulle praegu. Ära karda alustada täiesti uusi asju, isegi kui see tundub, et vau, ma olen juba nii vana ja sellises eas hakanud mina mingeid selliseid asju looma. Või mis iganes need vabandused on, et miks peaks jääma nagu ainult selle vana juurde, mis on elus olnud. Et usalda, et kui sinu sees on see valguse seeme küpsenud, mingi unistus, mingi soov, kui sa selle nüüd universumiga koos paned kasvama, siis sellest võivad saada alguse väga suured ja väga võimsad ja väga imelised kogemused, nii et pane kõik oma vabandused kõrvale,
ja keskendu sellele, et sa oled universumiga üks. Sa oled universumi teenistuses ja universum läbi sinu soovib just seda kogeda, mida sina kõige rohkem kogeda soovid. Ja täitsa võimalik, et on see siis 2 kuud või 2 aastat, aga üsna ruttu tegelikult need väga võib-olla alguses võib-olla utoopilise või võimatuna näivad ideed, sa näed, et tegelikult see ei olnud võimatu, sest et elades küllusteadvuses, üks küllusteadvuse eeldus ja omadus on see, et me eeldame võitu, et kõik võidavad sellest olukorrast. Ja teine eeldus on see, et kõik läheb kogu aeg täpselt nii, nagu vaja on, et ei ole vaja muretseda, et kas ikkagi elu aitab mind või nagu, vaid küsimus on see, kuidas elu mind aitab, et ma oleksin avatud nendele märkidele ja juhistele. Nii et suur külluse algus on siin ees ootamas. Võib-olla 2 aastat, võib-olla 2 kuud, võib-olla lausa 2 päeva, et väga ruttu lähevad asjad liikuma, et kui midagi me saame suurt luua 2 aastaga, siis see on ju väga hästi tehtud, et ei ole vaja muretseda selle pärast, et ikka ma pean ootama, vaid see on aeg, et kasvada ja aeg, et ette valmistada ja see on väga ilus, kui meile sellist ettevalmistusaega antakse. Et soovin sulle imelist voogu, kullake, unistamist ja oma teadmiste arukat kasutamist. Vaatle oma elu, kuivõrd võimas see on olnud ja see läheb aina ilusamaks, aina võimsamaks ja suur aitäh, et sa seda videot tulid vaatama ja aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja soovin teile maagilist voogu ja kõikide südamesoovide täitumist kõikide kõrgemaks hüvanguks. Olge õnnistatud! Nii, mõnus. Läheme 3. grupi lugemise juurde. Tere, armas, sina, kes sa valisid väeportaali. Mul on tunne, et sinu jaoks on siin midagi, mida sa oled arvanud, et sa tead, aga sa ei ole näinud selle kogu kogemuse sügavust. Enda väe tegelikku mõõdet sa alles õpid tundma. Ja võimalik, et sa oled aru saanud sellest, et sa oled väga palju võimsam ja väekam kui see, mida sa kunagi oled arvanud. Aga elu tahab öelda, et sa oled tegelikult veel palju võimsam ja veel palju vägevam. Nii et täitsa huvitav, mismoodi see siin lugemine hakkab lahti rulluma. Vaatame, mis protsessis sa praegu oled olnud. Sa oled pidanud olema väga keskendunud mingile teemale ja sinu jaoks on olulisele kohale kas tulnud, et sa tegeled rohkem oma kehaga, teed sporti või siis teine sõnum on see, et kui sa teeksid rohkem sporti, kui sa liiguksid rohkem, paneksid energiat tööle, siis sa tunneksid oma väe veel võimsamalt ära, et võib-olla sa oled kunagi teinud mingit treeningut, võib-olla oled pooleli jätnud ja nüüd tunned, et oled kuidagi väsinud, et siis ma soovitan vaadata, et äkki sa saad mõne spordispetsialistiga, füsioterapeuti või mõne treeneriga teha väikese nõupidamise, et kuidas jällegi panna energiat paremini tööle. Sest et sinu vägi tuleb hästi tugevalt läbi keha, et kui mõni inimene töötab hästi palju oma mõttega, oma nii-öelda sellise, ütleme, vaimse tasandi analüüside või kuidas ma ütlen, sellise struktureerimisega enda peas, siis sinu vägi tuleneb sinu kehas olemise väest, et sul on hästi
suur võime antud olla kohalolu kehastus, et sa oled selline suur ja tervendav kohalolu nii enda kui teiste inimeste eludes. Kui see kaardi lugemine kõnetab sind, siis see on sulle, kui mitte, kuula mõnda teist või mõnda muud videot. Aga kui see kõnetab, siis vaatame, missugune oli sinu suurim õnnistus 2025 aastal, mida sa võiksid taibata ja mõista. Vau, okei. Ma tunnen, et see, mis sul on võib-olla tundunud, et see on alles see koht. Sa ei ole aru saanud võib-olla, et see on väga suur koht olnud, et sa oled õppinud unistama, et sa oled õppinud pöörama pilku sellele, mis on hästi, et sa oled õppinud aru saama ja nägema, kuidas see, kui sa tõesti midagi südames tahad, siis seda ka elu sulle annab, et sa oled väga ilusas energiavahetuses eluga, et sina panustad ja esitad oma soovid ja universum toob sulle sinu unistuste täitumise. Ja võimalik, et on toimunud ka mingisugused tervenemised. Et kas sul oli näiteks eelmine aasta mingi tervisemure, mida sul enam ei ole. Ja kuna sul seda enam ei ole, siis sul on see isegi meelest läinud. Aga see on tegelikult kõik olnud suur ime ja kingitus, et sa oled sellest kohast saanud edasi liikuda. Või kui su elus on praegusel hetkel mingisugune tervisemure, siis see sõnum on selline, et siis on vaja selgemalt sõnastada. Öelda universumile, aitäh, et ma olen terve, aitäh, et tervenemine toimus kiirelt, armastuse energias, lihtsuses, kerguses, aitäh, et mulle tuli õige info, õige tervendus õigel hetkel. Et selline energiavahetus universumiga on tegelikult suur kingitus. Ja mida rohkem me oskame olla õnnelikud ja rõõmsad selle üle, mis meie eludes hästi lähevad asjad, siis seda rohkem seda õnne, rõõmu ja voolamist meie ellu ka tuleb. Ja sa saadki oma väe selle kaudu tagasi, et sa muudkui pöörad tähelepanu sellele, mis kõik läheb paremaks. Võimalik, et on olnud seda emotsionaaltasandit liiga nagu üle tähtsustanud oma tundeid, et aga meie tõeline olemus on meie emotsioonidest ja mõtetest kõrgemal, et siin on vaja kasutada enda elu arukat suunamist ja kui sulle tuleb universumilt selge juhatus, kuidas edasi liikuda, siis mitte liiga palju jääda analüüsima ja mõtlema ja arutlema, et kas ikka ja millal ikka, vaid siis ongi vaja tegutseda, mitte lihtsalt oodata. Et suure tõenäosusega sul on väga ilus, väga mõnus kodu. Sa oled saanud edendada oma kodus. Võib-olla oled saanud remonti teha või mingeid uusi asju osta või on sul selline mõnus atmosfäär kodus loodud, et pere, sinu isiklik pereelu peaks olema väga hästi. Ja kui sa elad üksinda või ka isegi kui sa oled kellegagi koos elamas, et sa tunned ennast vabalt, et sul on nagu mõnus ja vaba ja lihtne ja selline helge olemine. Ja see on tegelikult suur kingitus, kui me ennast oma kodus hästi tunneme. Ja siinkohal sa võid ka siis öelda suur aitäh oma valgusteejuhtidele, et nad on sind toetanud, et sa saaksid sellise mõnusa pesa endale luua. Või kui sa oled parasjagu manifesteerimas endale oma kodu, siis täitsa võimalik, et see siin ka aasta lõpul nii-öelda avab oma uksed sinu jaoks see kogemus. Et täna oma valgusmaailma abilisi kõige selle eest, mis sul on hästi, et sul on toit laual, et sul on katus pea kohal, et sul on tekk, et sul on padi, et selliste mõnusate maiste kogemuste eest tänulik olemine aitab sul võtta vastu ka neid kohti sinu elus, mida sa võib-olla ei ole veel täielikult suutnud kas andestada, aktsepteerida või vastu võtta. Et sinu mõnus maine olemine ja võimalik, et sa tunned ennast ka tööalaselt, rahaliselt väga hästi, et need on kõik väga-väga suured õnnistused,
mida me võib-olla ei pane alati tähele, kuniks midagi juhtub, on ju elus, siis paneme tähele, et oi, enne oli tegelikult päris hea, et täna selle kogemuse eest elu, et praegu on ikka väga hästi olnud. Mis on see õnnistus, mida sa ei ole tähele pannud või näinud või mida võiksid taibata? On see, et elu on sind suunanud õppima, et ka see, et me saame õppida juurde või harida ennast nendel teemadel, milles meil on olnud kas vajakajäämisi, puuduse tunne, võimatuse tunne, raskuse tunne, et see, et sul on võime õppida juurde midagi, on tegelikult väga suur õnnistus, et siis võiks ka seda tähele panna ja hakata nägema neid kohti, et see, mis sa oled varasemalt õppinud ja sa oled hakanud rakendama, et see on sind tegelikult väga palju aidanud. Ja et mitte võtta nagu iseenesestmõistetavalt, et meil on siin nii palju neid raamatuid ja kõike, et tõesti Eesti on ausalt öeldes täitsa imeline riik, et kui ma Sri Lankal elan ju pool aega, et siis seal sellist asja nagu meil siin on mingi eneseabiõpikuid, mis iganes teemal, sa võid kõik õppida, seal ei ole sellist nagu ei nähta undki veel sellest. Et kõik sellised teemad, psühholoogilised, emotsionaalsed, hingelised teemad, et siin on võimalik ikkagi väga ruttu saada endale abi, kui on mingisugused probleemikohad, et kui siin Eestis kohapeal elada, siis võib-olla ei pane tähelegi, kui hea elu meil siin tegelikult on, tõeline heaelu ühiskond, vähemalt osade inimeste jaoks, ma ei ütle, et kõikide jaoks ei ole see koht, aga suure tõenäosusega, kui sina seda videot vaatad, sul on ligipääs internetile, seega ka väga palju ju tasuta infole ja võib-olla ka sellise väikese panustuse eest infole, et sa saad ikkagi ennast toetada, aidata. Ja see, mis on sinu jaoks õnnistuseks olnud, on sellel aastal ongi tervise teema, mida sa ka võib-olla ei ole nii teadlikult tähele pannud, et tegelikult on su tervisega väga paljud asjad ikkagi väga-väga hästi võrreldes sellega, mis on võib-olla sinu eakaaslastel või mis võiks olla, arvestades asjaolusid, mida sa oled elus läbi teinud. Et sul on väga hea maaühendus ja just külluse ühendus, rahuga ühendus, eneserahustamise oskus, et need on suured kingitused. Ja sul on väga imeline võime näha läbi inimesi ja näha sügavamale pealiskihtidest, et ka see on selline võib-olla sinu varjatud anne, mida sa ei ole endalegi teadvustanud, et see on sul tegelikult suur talent näha sügavamale kui see, mis pealispinnana esitletakse. Et selline väga hea intuitsioon on sul. Mis on see õnnistus, mis sind uue aasta algusel ees on ootamas? Aitäh, universum, selle armastuse ja valguse sõnumi eest, mis õnnistus on grupile number 3 tulemas. Julgus. Sa ei karda enam olukordadele otsa vaadata, mis on olnud mingil viisil kas häirivad või segavad. Ja sa saad väga palju elujõudu. Sul on nagu tohutu ressurss eluenergiat, mis läbi sinu voolab, et ütleme niimoodi, et tervis tundub, et on täiesti super, ei ole absoluutselt küsimust, geniaalseid ideid kuhjaga ja lisaks on sinusse kerkimas sellise hästi küpse naisenergia kogemus, et sa ei karda mitte millelegi otsa vaadata, et võib-olla ka see, et sa teadvustad, et sa näed tegelikult väga sügavalt, sa näed väga hästi olukordi läbi. Ja sa tunned enda püha olemuse ära, sa saad aru, et see, kes sa oled, ei ole vale. See, kui mingid inimesed ei ole sinusse suhtunud austavalt või lugupidavalt või kuidagi tunnustavalt, ei ole tegelikult, see ei määra sinu väärtust. Sa saad aru sellest, et sa oled väärtuslik ilma selleta, et keegi sind üleüldse tunnustaks. Et sa tuled eneseusku, hästi suur eneseusu avanemine.
sa saad aru, et su tiivad kannavad sind väga hästi ja see sisemine töö, mis sa oled endaga teinud või tegemas, see tohutult hästi toimib. Lisaks sa saad aru ka külgetõmbeseadusest väga hästi ja võimalik, et läbi selle, et sa ise teed heategusid, tehakse ka sulle, et tuleb selline väga positiivne peegeldus sulle, et nii nagu sa oled panustanud teistesse, nii panustatakse ka sinusse, et hästi ilus selline armastuse, ilu ja sellise pehme ja magusa rõõmu jagamine. Võimalik, et siin tuleb ka näiteks mingisugune kohtumine, et sind kutsutakse kuhugi kas peole või kokkusaamisele või sünnipäevale või mingisugusesse kogemusse, mida sa oled igatsenud, et leida seda oma hingegruppi või sarnaselt mõtlevate või sarnaste huvidega inimestega kohtumist. Et siis on soovitus seda kindlasti teha ja sa tunned väga selgelt ära selle, et sina vastutad oma elu ja parima käekäigu eest, mitte keegi teine, et sa õpid oma väe kõik tagasi korjama nendest olukordadest või situatsioonidest, kuhu on jäänud selline energialeke. Sa lihtsalt taipad seda, et sa oled palju lekkinud ja sa valid selle koha ümber teha enda sees ja elu koheselt toetab sind, nii kui sa seda otsustad, nii sa ka oma valguse troonile tõused ja sa muutud magnetiks hoopis teistsugustele kogemustele. Et selline suur läbimurre enda väe taipamises on siin ees ootamas. Kuidas olla avatud nendele imedele, mis tahavad su ellu tulla, kallis grupp number 3? Kuidas olla avatud? Avatuse võti. Püsivus. Jätka sellel kursil, mida sa teed, kus sa käid, ära anna alla. Integreeri endasse veel rohkem tingimusteta armastust ja kaastunnet. Mul oligi tunne, et siin on lihtsalt olnud mingisugusesse vanasse loosse takerdumine veel enda sees, aga sa õpid aru saama, et ei ole mõtet maid ja puid jagada, et hinged ongi siin väga erinevatel arenguastmetel, me ei saa teise klassi õpilasele keskkooli matemaatika tasandil läheneda. Saad aru, on ju, et sa ilmselt saad aru, et tühja kah, las ta jääb, ma lähen oma eluga lihtsalt edasi, et sa lihtsalt jätkad oma rada ja ei lase oma energiat enam lekkida. See aitab sul imedel olla väga hästi avatud. Ja mis on universumi unistus sulle? Mida universum tahab sulle tuua? Millele soovitab universum avatud olla? Mäleta, et sa oled piisav. Et see, kes sa oled piisav. Ma soovitaks sul võttagi kodus või sellise mõnusa padja ja tunned, et see on su sisemine laps ja sa võtad ennast sülle ja sa kiidad ennast, ütled, et sa oled piisav, sa oled ilus, sa oled armas, sa oled nii nunnu. Et kuidagi selline iseenda ja oma südamega kokku lõimumine toimub siin väga ilusasti ja seda enam mitte lihtsalt mõistuse tasandil, et jah, ma olen piisav, vaid sa saadki aru, et sa oledki terviklik, sa oled täiuslik sellena, kes sa oled. Ja kõik need protsessid, mis on toimunud, sa oled aidanud lihtsalt terveneda sellel ilmaruumil, siin ei ole olnud midagi isiklikku. Need on olnud lihtsalt protsessid, mida sa suure armastuse kehastusena oled tulnud siia planeedile puhastama läbi enda elu ja elu on sulle lõpmatult tänulik. Näed? Ja su ellu on tulemas ka mingi maagiline üllatus, mida meil ei öelda, mis see üllatus on. Aga mingisugune imeline üllatus on siin aasta alguses veelgi ootamas, mida sa praegu ette ei tea, aga ole avatud imedeks, ole avatud lahendusteks, ole avatud maagilisteks kogemusteks, sest need tahavad kõik sinu ellu voolata. Suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, südameõnnistused. Kes tahab, siis mu koduleheküljelt saate tellida ka inglipäevikut ja armastuse kutseraamatut. Soovin teile maagilist voogu. Aitäh teile, kallid vipid, toetusest. Olen teile südamest tänulik ja soovin kõikidele kõige valgusküllasema reaalsuse lahti rullumist, mis
meie jaoks vähegi võimalik. õnnistused!